Nüüd, kui eraettevõtjad soovivad siis avalikule sektorile arveid saata ja avaliku sektori asutused ei ole neile teada andnud, et meie võtame arveid vastu, siis üks koht, kus kohast eraettevõtja saab kontrollida, kas avalik sektori asutus on siis vastuvõtuvõimeline, siis selleks on Rahandusministeeriumi lehekülje peal fin.ee Rahandusministeeriumil eraldi e-arvete teemaleht. Sisenedes siia teemalehte näete siin e-arvetega kõike seonduvat ja umbes lehekülje keskel on siis nimekiri, kus iga kuu täiendatakse siis seda, kes võtab vastu ja kes ei võta vastu. Minul on ka see nimekiri juba siin avatud ja kui seda nimekirja vaadata, siis esimeses lahtris on siis see, et kas siis ettevõte on vastuvõtuvõimeline või ta ei ole vastuvõtuvõimeline. Ja kui siin kerida, siis kõik meie avaliku sektori asutused on siin kõik olemas. Nagu näete, siis on siin alguses hästi palju jahisid ja siis hakkab tulema ei. Ja kui päris siia alla minna, siis siin tuleb eid veel rohkem. Et väikesed MTÜ-d, AS-id, osaühingud, sihtasutused ei ole veel vastuvõtuvõimelised, kuid vastavalt seaduseelnõule 1. novembriks peaksid nad selle siiski saavutama. Et jõudu tööle!